kui sa tahad oma töötajaid motiveerida ja sa mõtled abstraktselt motiveerimise peale, okei, ma maksan raha, mida ma veel saan teha, siis väga kiiresti jookseb juht tupikusse. Aga kui sa võtad nüüd sellest eelmisest harjutusest need 4 asja, eduelamus, autonoomia, meeskond, tähendus, ja hakkad küsima endalt, kuidas ma saaksin neid asju nendes tekitada, et nad tunneksid, et need on esindatud, siis see hakkabki nendes seda motivatsiooni looma. Ja esimene siis eduelamuse loomine, see käibki ju läbi 3 sammu. Kõigepealt, et üldsegi eduelamust inimene tunda saaks, et ta saaks tunda, et ma olen saavutanud midagi, ta peab kõigepealt täpselt teadma, mida minult oodatakse. Sest kui eesmärgid on ebamäärased, abstraktsed, ettevõtte ülesed, osakonna ülesed, liiga suured, ei tekita üldse minul seda tunnet, see on see, mida ma järgmise kuu jooksul pean ära tegema või saavutama, või see on see, mida ma järgmise 3 kuu jooksul pean ära tegema, sest see on see, mida jälgitakse, see on see, mida mõõdetakse. Siis on ka väga raske tekitada temast pärast seda tunnet, et näed, sa said hakkama, et olid need võidud, olid need vahevõidud.